kaubamärglikult nimetan siis aastal 2012 alguseks, et ma olin EKA-st võtnud aasta puhkust ja siis tegelesin oma tervisega ja kutsuti osalema ühel näitusel, kus olid ka saksa disainerid, mis siis oli nagu jätkusuutliku disaini näitus. Ja selle tarbeks ma läksin Kuduma Soome, kus ma olin teinud kunagi 2003 juba 3D-kangaste projekti ja kus ma olin ka tudengitega palju projekte teinud. Ja valisin endalegi üllatuseks siis selleks materjaliks villa ja kudusin selliseid kevadisi, rohelisi ja reipaid kangaid ja see tundus väga mõnus ja selle käigus siis sündisid nagu esimesed mustrid, mis on kasutusel tänaseni, Herbal ja Arlekiin. Ja selle käigus sündis ka nimi Kelpan Textile, kuna selle näituse kontekstis oli vaja leida mingisugune kaubamärk. Minul seda kaubamärki ei olnud. Oli küll firma Mare Kelpan tekstiilistuudio juba olemas, aga ma tegin ikkagi väga teistsuguseid asju. Pigem huvitusin uutest materjalidest, uutest tehnoloogiatest, lõikasin laseriga ja tegin muid asju. Ja siis villa kudumine tundus nagu päris mõnus nagu vahelduseks. Ja tahtsin midagi veel teha ja kuidagi nagu tähendusega. Ja siis mulle meenus nagu minu Saaremaa vanaema selline kodukootud, hästi värviline rätik. Ja tahtsin nagu kuidagi sellele nagu tekitada sellise tagasivaate või tänutunde ja siis leidsin ka sobivad nagu villast materjali, mis siis sobiks selleks ja tegin nagu oma uue kreppkanga ja kudusin siis hästi värvilisi just nimelt ja lõikasin need kolmnurkseteks rätikuteks, tekkis Pullerbi rätikute seeria. Hiljem küll leidsin vanaema, alles paar aastat tagasi leidsin nagu vanaema rätiku, mis küll nagu väga erines sellest nagu, aga tol ajal ma siis, see oligi nagu ettekujutusest, sellest lapsepõlvest. Ootamatult sai see populaarseks, mulle suureks üllatuseks, nii et ka noorte, ka meeste hulgas, nii et kuidagi ma pidin neid rätikuid kuduma veel ja tegelikult on ta meil kasutusel siiani, et aeg-ajalt ma neid jälle teen ja siis nad ikkagi nagu kaovad jälle nii-öelda poest. Et selline nagu esialgu võib-olla nagu iseendale kootud asi või tähendusega asi muutus millegipärast ka meenutuseks teistele nagu meeldivaks, eks ole. Vill jah, sel ajal tundus ta ikkagi selline nagu mingi nõukogude taak ja selline nagu mitte meeldiv, et kindlasti ei tehtud mingeid disaintooteid nagu kasutades villa või mina kasutan ka väga palju sellist nagu tavapärast nagu lambavilla isegi, mitte ainult peenvillast või muid villasid. Et esialgu oli see pigem nagu vastuvoolu ujumine, nii et ütleme, et ma ikkagi, või ta oli ka uuenduslik mõnes mõttes, et ma sain öelda, et vill on uus must, nii öelda, et ta oli midagi väga ootamatut kindlasti. Praegu paljud räägivad sellest, et vill on kasulik ja vill on hea ja villaseid tooteid tehakse, aga 10 aastat tagasi oli ta jah nagu väga ootamatu. Ja ma tegelikult ei uskunudki, et see Eestis üldse nagu populaarsust võidab, nii et ma pigem käisin väikestel niisugustel disainimessidel ja väljapanekutel nagu mujal maailmas, Euroopas muidugi. Ja sain nagu aru selle väärtusest, selle erilisusest, selle õigest hinnaklassist ja see andis mulle sellist nagu kindlustunnet, et see on nagu õige asi. Aga jah, et kuidas see kaubamärk nagu arenes, et tegelikult ma ju ei plaaninud päris selliseid asju tegema hakata. Aga kuna mul ei olnud esialgu stuudiotki, et ma käisin ainult Soomes kudumas, aga kui mulle järjest nagu inimesed tungisid koju neid asju ostma, siis ma sain aru, et see on midagi erilist ja see põhimõtteliselt oli algul nagu ainult veebipood, eks ole. Aga et kuidagi ta läks nagu step by step ja ühel hetkel ma siis allutasingi oma tegevused nagu selle kaubamärgi nagu raamidesse, eks ole, et ma ei teinud enam neid muid tekstiile.
no kui ma alustasin nagu teadlikumalt, siis kindlasti oli see eesmärk, et ma kasutan ainult naturaalseid materjale. Et teiseks, et ma teen seda nagu mõnuga, et ma teen seda nagu, ma ei võta ennast väga tõsiselt, mis ei tähenda, et ma kvaliteedi sinna alandust teeks, aga et ma püüan seda teha mänguliselt nagu enda jaoks, et mul ei tekiks rutiini, see on nagu enda seisukohalt, aga jah, et ma koon Euroopas toodetud lõngadest, ma tean neid tootjaid, ma tean nende kvaliteeti, ma koon Euroopas, ma koon siis Soomes ja Lätis ja eriti alguses, kuna ma õppisin ka väga palju seda tööstuslikku tootmist tundma, sest meil Eestis selleks ajaks juba oli tekstiili või villase materjalide kudumine katkenud, see traditsioon, tööstuslikult ma mõtlen, siis ma tundsin ka nagu sellist vastutust, et ma nagu aitan kaasa nagu ühe traditsiooni hoidmisele, sest nii Lätis kui Soomes tegelikult on ta veel säilinud, aga need inimesed ei ole enam väga noored, kes seda asja veavad. Ja ma ei tea, millal ka see lõpeb, et võib-olla selle 10 aastaga on isegi muutunud see, et on tekkinud neid väikeseid kudumistöökodasid juurde ka Soome ja see tekstiili tootmine on aru saadud, et see lähiregioonis tootmine on väga oluline, sest et see oskus, see on nagu leivategu, et kui sa selle juuretise eest hoolt ei kanna, siis sa unustad selle ära või sa ei ole suuteline enam seda jätkama, sest see ei ole päris samasugune töö nagu kodus kanga kudumine maatelgedel. Et mul endal oli algul nagu jah, just nimelt natuke niisugune missioonitunne, et ma oskan seda, ma suudan, ma õpin, see oli ka mulle suur väljakutse, seda masinat ja seda tehnoloogiat tundma õppida ja et ma aitan nagu millelegi kaasa, et see tunne oli algul. Ja teiseks muidugi see, et need materjalid, et nad on ausad, nad on ausalt toodetud, nad ei riku tervist ja et see jätkusuutlikkuse printsiip on ja teiseks, et ma ei tooda üle, ma teen ikkagi nagu vastavalt tarbimisele, et just see koha peal toodetud vastavalt siis kasutusele on nagu see, need tinglikud nii-öelda tähised minu jaoks olnud. Olen õppinud jah, neid nagu sihtrühmasid tundma või ka neid vajadusi, olen nagu ütleme, rõõmuga teen nagu asju võib-olla, mida ma ise ei kannaks, nagu mõnes mõttes oma värvi kandmise mõttes. Aga mulle väga meeldib jah, nagu panna kokku nagu imelikke kombinatsioone ja katsetada. Ja kuna ma ise koon Soomes, siis ma seisan ise masina kõrval ja kuna ma olen suhteliselt selline kiire loomuga, siis ma tüdinen nagu ruttu ühe värvi kombinatsiooni nägemisest, ma kohe vahetan ja panen teise, saan nagu kuidagi mängin, see on nagu suur mäng selline, et et see vahel üllatab ennastki, vahel on nagu see tulemus ettearvatav ja tegelikult see kangas muutub alles peale pesu, eks ole, tuleb see päris õige nagu see, kuidas mõni värv tungib esile ja kuidas nad omavahel nagu mängivad. Aga Eesti oludes on see ka ainuvõimalik, sest et tegelikult ma ei saaks toota, eks ole, ma ei tea, 200 salli ühte värvi, eks ole, et tegelikult just see, et neid salle ongi võib-olla 3-12 ühe värvi kombinatsiooniga, et isegi kui inimesed nagu tänaval kohtuvad ühe mustriga sallidega, on nad ometigi eri värvides, nii et ei teki sellist nagu üleküllastumise tunnet. Aga see ei ole eesmärk, see on nagu tagajärg, eks ole. Mustrid on võib-olla samad, aga kas ma teen nad sügiseks või kevadeks, et ma üritan nagu tuua siis seda looduse meeleolu ka sinna sisse, et väga palju nagu jälgin just seda, ma ei tea, looduse toone või isegi Soomes on see valgus teine ja see et väga palju on inspireerinud näiteks seal kõrval olevad mingid pargid või maastikud, et kuidas ma need värve kokku panen, et see tuleb nagu vaistlikult. Sellel ei ole nagu raskust, aga ma ikkagi mõtlen nagu, et ma ei tea, sügise peale või kevade peale või millal ma neid nagu teen. Aga ajapikku võib-olla on õppinud ka tundma seda, et mis inimest kaunistab, mis toonid nagu võiks olla seal lisatuna kas või vähesel määral. Nii et ma tegelikult läksin ka tekstiili õppima selleks, et ma hakkan lõngadega maalima. Et see oli mul nagu eesmärk, kuna ma olin ikkagi inspireeritud ikkagi vaibakunstist ja nii edasi, aga et jah, see värvide kokkupanek, ütleme, et see on nagu selle asja juures kõige põnevam osa, eks ole. Pluss uute materjalide katsetamine või uute mustrite katsetamine. Et see, kuidas neid
no mingi fun peab olema, see ongi see minu lõbu seal. Ja mind piirab 16 lõnga, 1 sentimeeter, et see on siis minu teha, kuidas ma ära petan nagu vaatajat, et kas ta on suuremustriline või väiksemustriline. Aga noh, nüüd COVID ajal ei ole olnud võimalust algul 1 aasta üldse käia ja nüüd ma üritan nagu uusi mustreid luua, et vahepeal ma täitsa tunnen, et mul on nagu see, noh, midagi on puudu nagu mul enda jaoks, et uued lõngad, uued mustrid, et üritan nagu mõnes mõttes restarti teha ja vaatab, mis sellest välja tuleb, aga need mustrid noh, tulevad tihtipeale sellest, et noh, nagu ma ütlen, et algul olid see herbalt, see tuligi tol hetkel sellest kevadisest vitamiinipuudusest, et kooks midagi, mis on loodusest ja selle arendus oli siis see arlekiin. Aga no ma alati lähtun ikkagi sellest, et mille jaoks ma koon, et osa mustrid ongi ainult pleedides, osa on ainult sallides, osa on tehtud mohääriga, osa on tehtud siidiga, osa on siis ainult mantlite jaoks, et ma ikkagi lähtun, milline see kanga struktuur peab lõpuks välja tulema, kas ta on tugev, pehme, jäik või õhkõrn, et oleks nagu erinevale grupile, et selliseid maskuliinsemaid mustreid natuke või niisugused jõulisemad, pluss siis sellised õhkõrnad, eks ole. No kui ma võtan mingid uued lõngad kasutusele, siis ma alati pean nagu neid testima, et ikkagi see tootearendus on või ka uued mustrid, et tegelikult ma pean katsetama, kui tihedalt ma neid koon, ma pean katsetama, kuidas ma need viimistlen, eks ole, kuna viimistlus on mul pesu ja vanutamine, siis mul praeguseks on need masinad Tallinnas ja ma olen nagu töötanud välja need pesumasina programmid siis iga disaini jaoks. Et see tulemus siis tuleb alati nagu ühesugune. Aga jah, et see on alati selline katsetus, et ma koon nagu teda meetreid, ma koon nagu erineva tihedusega, ma pesen erineval moel ja ma näen nagu, mis see lõpptulemus siis on. Et see ei käi nii, et ma võtan lihtsalt ühe lõnga ja hakkan kuduma, et ma ikkagi väga pean enne mõtlema ja tihti on ka, üldjuhul ma suudan nagu ette kujutada, mis tuleb, aga tihti on ka olnud nii, et ma saan ühe lõnga, mul on valmis töötatud disain selle jaoks ja siis selgub, et ta üldse ei mis iganes põhjusel, kas ta jääb liiga tugev või kõva või midagi, et ma pean nagu muutma seda selle lõnga jaoks, leidma nagu teise väljundi. Et mind käivitab ikkagi selline nagu soov midagi uut teada saada, kuigi see võib-olla vaatele tundub, et ikka need ühed samad asjad, aga ütleme, et ma tegelikult õpin või arendan iga päev mingeid uusi oskusi. Ma olen õppimishimuline, mis on väga oluline olnud selle teekonna juures. Aga kindlasti, ütleme, tekstiilide loomise puhul on kindlasti see, et ma tunnen tekstiilmaterjale, et ma tean, kuidas nad käituvad, ma oskan seda arvestada ka võib-olla lõigete puhul või õmblemise puhul, kuna me õmbleme ka need asjad kõik siin kohapeal ise, et siis ma juba tean, millist lõiget mingile materjalile ma planeerin, et seal ei ole väga palju enam selliseid eksimisi. Aga ütleme, ühest küljest tugevuseks pean ka seda, et ma olen paljud oma nõrkused suutnud tugevuseks keerata. Läbi selle 10 aasta on mul ikkagi olnud ju mitmeid kaastöölisi, et alustasin küll üksi, päris pikalt tegin üksi, aga et igaüks nendest on olnud ikkagi nagu pühendunud ja paljud on olnud noored, kes on läinud edasi õppima teise riiki, aga ma loodan, et ka nemad on siis midagi õppinud nagu minult. Nii et mul on olnud väga tore ja praeguseks ma ei kujuta ette, et ma veel üksinda teeksin, nii et see tiimitöö, ühine arutelu, see on nagu väga oluline, igaüks tuleb oma oskustega ja me koos mõtleme mingeid tehnilisi küsimusi näiteks. Jah, mõtlesin läbi, et ma olen tekstiiliga tegelikult, ma ei tea, ma arvan 4-5 aastaselt saadik hakkasin mõtlema, et kui ma sellega nagunii tegelen, et miks ma ei või siis seda nagu õppida. Kuigi esialgu tundus see mulle nagu täiesti, oli endale väga suur üllatus, nagu see mõte, et ma Saaremaa tüdrukuna, eks ole, nagu ma ei tea, oskasin väga varajases lapsepõlves juba mingeid asju teha, eegeldada, tikkida, mida iganes. Et see oli nagu elu osa, aga et seda nagu õppima minna professionaalsel tasemel, see tuli mulle endale ka sellise üllatusena. Aga jah, et see võib-olla hiljem, kui see maailm avanes nagu peale 90-ndaid ja ma nägin tegelikult, millised arengud
millised materjali arengud, millised tekstiili kasutamise võimalused on maailmas nagu juba nagu ka sel ajal, kui mina õppisin, eks ole, mis juba olid olemas ja millest meie nagu paljuski ei teadnud. Et siis kuidagi see nii-öelda natukene sihuke tehniline ja tehnoloogia sidumine ja uute tehnoloogiate, mis tol ajal nagu hakkasid arenema, nende sidumine ja uute materjalide nagu tundma õppimine, millest mul polnud aimugi. Et see hakkas mind palju rohkem huvitama, nii et ma hakkasin, aga samas ütleme selline teadlik võib-olla sellise vana ja uue sidumine oli ka siis, et ma ju lõikasin laseriga, eks ole, nagu nii-öelda esiemade pitsikangaid nagu kangastesse ja nagu paljuski nagu viisin kokku nii-öelda seda tausta ja seda uut ja vana. Ja võib-olla ka Kunstiakadeemias hakkasin arendama nii-öelda seda tarku materjale ja nagu tehnoloogilist baasi nagu uueks arendama. Nii et ma arvan, et üldiselt tuleks tarbida vähem, tarbida asju, milles on kuidagi see inimhing sees, eks ole, et võib-olla mitte siis neid nii-öelda kiirbrände aga disainiga mõeldes alati ka seda, et kui mina loon, siis ma mõtlen, et need, kes tahavad igavikku või mingeid asju saab ka edasi pärandada oma järgnevatele põlvedele. Et pigem siis selliseid kestvaid asju ja mille väärtus võib-olla või tähendus nagu ajas kasvab. Mitte see, et mul on lihtsalt üks asi, vaid see asi on võib-olla kellegi tehtud, tal on mingi lugu ja nii me tarbimegi vähem tegelikult, kui me ostame neid võib-olla kallimaid asju, aga nagu kestvamaid ja võib-olla nagu ajas väärtuslikumaid.